Minu nimi on Mart-Peeter Ers, ma olen Põhja-Tallinnas sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ja püüan teile nüüd natukene anda päevakohast nõu. Pealkiri meil oli, et mida teha, kui oled töö kaotanud. Ma isegi ütleksin, et tegelikult peaks juba praeguses olukorras, kus me teame, et meil on majanduskriis siiski käes, meil on tervishoiukriis, tööd kaotavad väga paljud inimesed, olema selleks olukorraks natukene valmis. Esiteks on muidugi see, et praeguses olukorras on suhteliselt riskantne lahkuda töölt omal soovil või poolte kokkuleppel, kuna sellega langeb ära võimalus saada hiljem töötuskindlustushüvitist. Nii et nagu see oleks esimene soovitus. Teine soovitus on, kui ikkagi see töökaotus ees seisab, on ta siis ükskõik mis põhjusel, siis arvestada, et see olukord ikkagi praegusel hetkel on küllaltki levinud, väga paljud inimesed kaotavad töö. Ühelt poolt võib-olla peaks olema julgustuseks, et ei ole ainsad, kes selles olukorras on ja küllap ikkagi riik ja omavalitsused püüavad mingisugust sel määral õlga alla panna, et need olukorrad kuidagi ära lahendada, mitte sattuda meeleheitesse. Ja kõige parem, mis selles olukorras teha oleks kõigepealt natukene uurida, saada kusagilt head nõu. Ühest võimalusest pärast siin kolleegid mul räägivad. Ja teha ka mingisugune plaan, kuidas edasi minna. Näiteks, mis puudutab sellisesse heasse nõusse, kui näiteks juhtus selline asi, et tõesti sellest viimasest töökohast tuli nüüd lahkumine kas omal soovil või poolte kokkuleppel, siis ütleme siin ka sellest eelnevatest ettekannetest võib-olla otse see välja ei tulnud, aga üsna mõistlik oleks sellisel juhtumil proovida leida kas või lühiajalist, võib-olla isegi mitte väga kvalifitseeritud ja väga kõrgepalgalist tööd, aga et oleks töölepingu alusel kas või tähtajaline töö, on ta kas või paar päeva ja peale seda te ikkagi jälle kvalifitseerute töötuskindlustushüvitisele, kui teie viimane lahkumise põhjus on siis töölepingu tähtaja lõppemisega seoses. Aga kui teil ikkagi ei ole sellist eelnevat pikemat staaži, tööstaaži, mida peab siis 3 aasta jooksul vähemasti 12 kuud olema, siis sellest meetmest muidugi ei ole kasu, mistõttu ongi mõistlik kaaluda neid erinevaid võimalusi, saada kusagilt head nõu ja teha plaan. Mis puutub kohaliku omavalitsuse meetmetesse, siis neid tegelikult on väga palju. Ma hakkasin ükskord kokku lugema, kui palju Tallinn erinevaid teenuseid ja toetuseid pakub, mul läks kusagil 50 juures sassi. Väga raske on ka öelda, mida lugeda erinevaks meetmeks, aga neid on üsna palju. Oluline on ka saada neist aimu, milleks kõige mõistlikum on pöörduda kohaliku omavalitsuse või siis Põhja-Tallinnas meil on Põhja-Tallinna sotsiaalhoolekande osakond, mis asub aadressil Kotsepuu tänav 2, tõenäoliselt sotsiaaltoetuste talitusse ja saada sealt aimu, missugused meetmed ja võimalused on olemas. Neid tõesti on üsnagi palju. Kohaliku omavalitsuse esmane ülesanne on hinnata teie olukorda ja siis pakkuda, missugused meetmed, anda nõu, pakkuda, missugused meetmed meil on. Kindlasti me suuname, kui on töö kadunud ja see on sissetulekute languse põhjus,
inimese ka kohe Töötukassasse. Igasuguseid erinevaid toetusi me muidu ei maksa, kui inimene ikkagi Töötukassaga ka ei suhtle. Kui nüüd tulla konkreetsete toetuste juurde, siis ütleme sellise töökaotuse ja sissetulekute languse puhul, kui need Töötukassast määratavad meetmed ehk siis töötuskindlustushüvitis ja ka töötutoetus või ka seal muud toetused ei taga teile toimetuleku piiri, siis meie põhiline selline vaesustoetus on toimetulekutoetus, mille põhimõte on see, et peale eluasemekulude maksmist peab inimesele kätte jääma toimetuleku piir, mis on ühele inimesele 150 eurot kuus. Kui perekonnas on laps, siis tema kohta on seda 180 eurot kuus ja kui iga järgmise täiskasvanud pereliikme kohta on see 120 eurot kuus, mis on, tunnistagem, et küllaltki raske on sellega toime tulla, aga inimesed ikkagi tulevad ja tegelikult on ta mõeldud ikkagi ka ajutise meetmena, et inimesed ikkagi saaksid tööle või kas või siis ka mingi töövõimetoetust saama, mis tagaks neile natukene parema sissetuleku. Arvestamise alus on põhimõtteliselt lihtne, et peale eluasemekulude tasumist peab see toimetuleku piir kätte jääma. Aga mida nüüd tasub silmas pidada, on see, et eluasemekulude sisse ei arvestata mingisuguseid laenusid, eluasemelaenusid, krediite, samuti mitte mingisuguseid autoliisinguid, mis inimestel võivad olla ka muid kohustusi. Et kui need inimestel ikka mingi hulk kohustusi on, siis tasuks teha nende suhtes juba konkreetsem plaan, millest siin kolleegid kohe varsti räägivad, kuidas seda teha. Järgmine asi veel, mida tasub silmas pidada, on see, et arvesse võetakse kõiki sissetulekuid, mis inimesel tekivad. Tuleb esitada sissetulekut tõendavad dokumendid, milleks üldjuhul on pangakonto väljavõte ja kui sinna on näiteks kandnud ka teie lähedased või sugulased mingisuguseid suuremaid summasid, siis kui need ületavad 75 eurot, siis ülejäänud osa arvestatakse teie sissetulekuks ja võetakse toetusest maha. Et seda tasub silmas pidada. Samuti loetakse sissetulekuks igasugused laenud, kui te lähete ja kellegi käest laenate raha, siis öeldakse selle kohta, et see on sissetulek ja selle võrra on väiksem teie toetus. Neid momente tasuks silmas pidada. Lisaks on seoses selle majanduskriisiga Tallinna linnavalitsus erinevaid täiendavaid meetmeid võtnud kasutusele. Üks nendest on üüriturul püsimise toetus, mille põhimõte on see, et teatavasti kui keegi peaks oma üürikorterist hakkama ilma jääma nüüd seoses töökaotusega, et siis ta saab selle esimese sissemakse jaoks linnaosa valitsusest võib saada toetust, kuni see maksimaalmäär on 600 eurot. Teatavasti üürile andjad harilikult tahavad saada 1 kuu tagatise raha seal kohe sisse makseks. Tihtipeale on seal veel maakler, kes tahab ka 1 kuu raha seal saada ja tihtipeale tuleb 1 kuu ka ette maksta. Et sisuliselt tuleb kohe välja käia 3 kuu raha, et inimesed ei jääks nüüd õnnetusse olukorda praeguses majandusolukorras, sest eks peavari ja minimaalne sissetulek, need on niivõrd esmavajalikud asjad, mille siis ka kohalik omavalitsus peab tagama. Ja teine selline meede, mis on kah paljudele, kellel nüüd on lasteaias käivaid lapsi, kasulik on, et muutus natukene selle lasteaia
kohatasust vabastamise kord, mida saab nüüd suhteliselt kergelt taotleda üle interneti, igaüks, kelle pere sissetulek on pere esimese liikme kohta vähem kui miinimum töötasu, mis on siis 584 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta 80% sellest. Et siis saab kuni 80% ulatuses taotleda seda lasteaia kohatasu vabastust, mis on siiski ka oluline abi, kui inimene see sissetulekud sellele tasemele on langenud. Aga ma nüüd annaksin sõnajärje edasi oma kolleegidele. Nii, tere siis veel kord. Mina olen Riina Kuremaa. Olen Tallinna Sotsiaaltöökeskuse võlanõustaja. Ja räägin väga lühidalt siis nii võlanõustamisest kui ka majandamisnõustamisest, mida me osutame Tallinna inimestele ja tasuta. Kui võlanõustamise eesmärk on siis parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetuleku võimet ja koos võlgnikuga alati otsime lahendusi, et kas võlgnevusi vähendada või likvideerida ja toimetulekuvõime tugevdamine aitab ka uute võlgnevuste teket siis vältida. Ja võlanõustamise sisuks on siis võlgnike õiguste kohustuste selgitamine, abi saamise võimalustest rääkimine ja vajadusel suhtlemine võlausaldajate, kohtutäiturite, ametiasutuste ja teiste asjaosaliste isikute ning institutsioonidega. Samuti abidokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel. Meil ongi tegelikult, ma võib-olla selle eelmise slaidi kohta ütlen, et väga suur osa meie tööst moodustavadki need dokumentide koostamised, kuna meil on ju väga palju kliente, kellel võib-olla ei olegi arvuti kasutamise oskust, eesti keelt ei valda, väga paljud on vene keelt kõnelevad kliendid, siis nii kohtutäiturite kui ka kohtutega kogu dokumentatsiooni valmistame ette meie, aga muidugi kliendi nimel. Harva, kui me vormistame volikirja ja ajame ise neid asju, aga kes on ikka ise võimelised, nagu ütleme, kohtutäiturite juureski käima, siis vormistame lihtsalt dokumendid, kliendid kirjutavad alla. Kuni selleni välja, et me vormistame ka ju pankrotiavaldusi kohtule koos lisadega, kõik varade ja võlgade nimekirjadega ja nii meil asuvad siis need kohad 4 kohas Tallinnas. Mustamäel, Lasnamäel, Koplis ja Männikul. Võlanõustajad on meil kõik staažikad, hariduselt juristid, nii et sobivaim koht tuleks siis leida. Ja juba aastast 2006 osutame me seda võlanõustamise teenust ja see on Tallinna inimestele tasuta. Mõni klient on selline püsiklient juba, ongi multiprobleemid ja ega inimene ei pea ainult üks kord ja ainuke kord käima, tulevad jälle uued võlanõuded või antakse jälle uued nõuded kohtusse, jälle tulevad vastuvõtule. Nii et piiratud ei ole
ja kui me nüüd vaatame eelmist aastat, siis kõige rohkem käis meil Lasnamäelt kliente, järgnes Põhja-Tallinn ja Mustamäe. Noh, teised juba vähem. Tallinna sotsiaaltöö, seal oli Tallinna Sotsiaaltöökeskus, need on nüüd meie keskuse kliendid, kes siis elavad meil sotsiaalmajutusüksustes ja noh, nendel on samuti. Kui me nüüd vaatame seda registreeritud vastuvõtte aastal 2019, noh, peaaegu et stabiilne, suvel oli nagu loomulikult ongi vähem, inimesed on linnast ära ja siin paistab nüüd küll, et detsembrikuus on ka vähem, aga detsembrikuus on kahjuks selline kuu, et siis võetakse väga palju näiteks kiirlaene, kõik tahavad kingitusi teha, et küll ma siis aasta alguses maksan. Noh, isegi et siin praegu tundub, et on nagu vähem neid kliente, aga tegelikult probleemid tulevad alles järgmise aasta alguses. Nii, sotsiaalse seisundi järgi, et põhiliselt on meil siis kliendid on töötavad inimesed, järgneb siis töövõimetuspensionär või töövõimetoetust saav isik ja vanaduspensionärid on ka, näete, 10% siiski. Noh, teised pöördujad, need on näiteks vanglast vabanenud või. Ja nii, nüüd võlaliikide järgi muidugi trahvinõudeid on väga palju ja kiirlaenud on teisel kohal. Muud võlgnevused pangale, need on mõeldud siis seal allpool on see eluasemelaen ja ülejäänud on siis need muud võlgnevused. Nii, majandamisnõustamine. See toimub siis tööpäeviti ja tavapäraselt siis Mahtra 44 ja Tuulemaa 6. Need on nüüd väljaspoolt meie sotsiaalmajutusüksust Tallinna elanikele. Aga erandjuhtudel võib ka Akadeemia T34 või Männiku T92, aga samas meie oma maja klientidele osutame me oma majas, et võlanõustajad osutavadki majandamisnõustamise teenust. Ja selle nõustamise eesmärk on siis aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ja sotsiaalsele toimetulekule. Tulebki õpetada inimesi neid rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja võlgadesse sattumist ennetama. Väga paljud inimesed, kellel on puudub oskus majandada ja tihtipeale nad isegi ei tea, et kuhu see raha kaob, miks ta nii ruttu ära kaob, aga kui nad täidavad meie poolt, ütleme, soovitatud tulude-kulude analüüs või see pere-eelarve ja sellest on abi. Aga nii majandamisnõustamine kui ka võlanõustamine on ju vabatahtlik. Kedagi ei suunata vägisi. Ma mõtlen neid üle linna, kes soovivad tulla. Kui inimene tunneb, et miks mitte, tasuta teenus võib-olla on abi, siis mina soovitan alati tulla. Leida see aeg ja tund aega, kui sellest ei piisa, siis lepitakse kokku uus aeg või lepitakse kokku uued kokkulepped järgmiseks korraks. Sellest võib ainult kasu tulla. Ja info ja registreerimine siis tööpäeviti, telefonil või e-posti aadressil. See oleks nüüd kõik. Minu soovitus on tõepoolest, kui kellelgi on üks võlg rohkem, mida kiiremini inimene jõuab võlanõustaja vastuvõtule
seda tulemuslikum on siis see tulemus. Tihtipeale, et suheldes siin inkassofirmadega või kohtutäituritega klient on ju see nõrgem pool, aga meid nagu aktsepteeritakse, meil on küllaltki suur staaž, ütleme, ja see koostöö juba, nii et kui meie sinna vahele sekkume, siis tihtipeale on hämmastavad tulemused. Ja miks mitte tulla? Muidugi, kui näiteks on juba olukord selline, et homme on enam pakkumine näiteks, siis ei anna nagu midagi teha, aga muidu annab mida kõike. Kokkuleppeid sõlmida, ka ütleme, kui on juba kohtusse antud kompromisse igas staadiumis.